Lapsed hullavad batuudil, aga meil on siia aheda jõudnud nüüd kohale grillimeister, barbecue ja grilli koolitaja Enn Tobreluts, kes muuseas on võitnud ka väga häid kohti rahvusvahelistel barbecue võistlustel. Ja Enn, ma vaatan, et sa oled siia täna tulnud hulga Max ja Mooritsa toodetega. Miks Max ja Moorits? Nii on, sest et ma olen ise lihatööstuses olnud juba Eestis kuskil 98. aastast alates ja väga pikalt ka lihatööstustes tootejuhina tööl olnud. Viimased 5 aastat olen niisugune vabakutseline ja Max ja Moorits on minu hea partner ja me teeme ühiselt tootearendusprojekti, nii et sellised head tooted, uued tooted ja nii ta läheb. No sul on selline armas lauagrill kaasa võetud, aga see tossab siin juba päris kõvasti. Millal on õige aeg nüüd panna liha siia grillile ja mida sa meile siia kõige liha oleks siis õige aeg grillima hakata siis, kui süte pealispinnal on selline õrn valge tuhakiht, nagu siin praegu on. Olen siia hulka veel pannud ühe väikse puuseibi, et saaks sellist puusuitsu hõngu ka. Me paneme šašlõki peale ja kui me korra kaane kinni paneme, siis see leek kaob ka kohe hetkega ära. Me grillime Max ja Mooritsa värska šašlõki, siis grillime seemne toorvorstikesi ja magusapud grillfileed. Ma usun, et värska šašlõkist võib öelda, et on Eesti juba üsna pea Eesti enim müüdud šašlõk ja kindlasti väga hea kandidaat parima šašlõki tiitlile, nii et on sellist värska maitset väga tundav. Jah, Lõuna-Eesti maitset, et ta on eestimaine ja ta on esiteks naturaalse värska mineraalveega, mis annab sellist looduslikku soolakust ja kõike muud head juurde. Muidugi enne, kui me grillima hakkame, peame olema kindlad, et süsi on õige. Sütekuumus peab olema niimoodi, et me jooksime kätt hoida siin samas kohal, kus liha läheb kuskil 3 sekundit. Terasääraga rest puhtaks, minul on siin väike lapikene või lihtsalt paberiga rest ka sellest purust puhtaks. Ja juhul, kui on selline malm rest või siuke paksem rest, siis peaks natuke toiduõliga kokku määrima, et see liha sinna külge kinni jääks. Vorstide lahti lõikamiseks siis võiks paar tiiru peale keerata, et siis on alati see, et see vorsti liha sealt nii lihtsalt lahti ei keerle grillimise ajal. Ja mina alati ikkagi lõikaks need lahti, sest siis on palju lihtsam neid grilli peal keerata. Võtame ka magusapu grillfile. See on siis väga hea grillliha välisvileest, sellises kergelt mango ja ananassi maitselises marinaadis. Väga mõnus toode ja võtame siit ka ühe tüki. Alati on see, et liha peaks enne toatemperatuuril seisma, et saaks natuke see välispind soeneda ja lisaks siis, et liigne marinaad maha raputada. Muidu tekib see moment, et meil hakkab see marinaad kärssama, eriti kui seal palju suhkurt sees on. Räägi lähemalt nendest vorstikestest, mis seemned seal sees on? Seemne vorstikestel on siis selline lugu, et siin on sees seesami ja päevalille seemned ja neid on päris ohtralt. Ja muidugi liha on väga ohtralt. See on tegelikult väga liharikas vorstik. Siin ei olegi muud ka ainult liha ja seemned. Ja seemnetega on plussiks see, et seeme imandab selle lihamahla endasse. Ja isegi kui me küpsetame ta ülipruuniks või isegi natuke kõrbenuks, siis see vorst on ikka mahlane, kuna see seeme hoiab seda mahla endas. Millisest lihast aga šašlõk tehtud on? Šašlõk on seakaela karbonaadist. Need on käsitsi lõigatud kuubikud, mis annab eriti kvaliteetse kuvandi juurde. Kui me seda ämbrit vaatame, mitte kunagi ei leia siit seest väikeseid siukseid jubinaid või tükikeseid. Kõik on konkreetsed ilusad kuubikud. Ja kui panna need ilusti vardasse üksteise vastu, mitte väga tugevalt lükates, et on kergelt üksteise vastas, siis tulevad nad head ja mahlased. Ja üks, mis sa oled täna kaasa võtnud, on keefiri kamašašlõkk. Kui kamane see on? Ta on ikka üsna kamane. Siin on just nimelt see on keefiri kama, et ju iga kama koosneb keefirist ja kamapulbrist. Siin on ka suhkurt sees, mis tegelikult siis tahab seda, et me teda väga kõrgel kuumusel küpsetaks. Niisugusel keskmisel kuumusel ja muidu see kamapaneering nagu kõrbeb ära, aga ta on ülivalt hea šašlõkk, sest keefir pehmendab liha. Keefir on üldse väga hea ja tervislik ja lisaks siis kama, mis on ju väga eestimaine mõnus toode, nii et no aga kas hapukoor peaks ka ju liha pehmendama? Ma tean, mul ema paneb hakkliha, siis alati hapukoort, et seda tead pehmet kotletti. Hapukoor teeb esiteks väga pehmeks, ta annab ülimalt hõrgu ja hea maitse ja hapukoor on üldse hästi tugev siuke eestipärane toode ja muidugi sisaldab palju valku, nii et mulle sobib eriti hästi. Õige meeste toode. Armeenia, siis see on üks selline klassikaline. Armeenia on jah sellise kaukaasiapärase retseptiga, siin on natukene ürti, natuke sibulat ja ka hästi naturaalne selline lihtne toode. Värska šašlõki puhul muidugi on tegu sellise täiesti uudse ja sellise hitt-tootega, nagu me enne rääkisime, et siin on ikkagi mineraalvesi täiesti nagu ämbrisse pandud, et ei ole kraaniveega tehtud ja kokkuvõttes ongi 4 uudistoodet, kõik on täiesti erinevad
väga ainulaadsed ja valmistatud seakaelakarbonaadist käsitsi lõigatud kuubikutena. Ma vaatan, et iga sellel pakil ja isegi ämbril on peal ka õpetus. Need on vist sinu õpetussõnad siin, jah? Jah, et tahtsime teha inimestele siis asja lihtsamaks. Siin on siis kirjutatud selline üsna põhjalik grillimisõpetus. Ja ma seda õpetust olen hästi palju lihvinud. Et ma arvan, et kui lugeda läbi 100-leheküljeline raamat või lugeda läbi see, siis tulemus on sama.